on saade Teame liiga palju. Teie tänase saadejuhid on Kai ja Liisa. Kuningas Karl 12. oli aastakümneid olnud piirkonna ülemjõud. Venemaa tsaar Peeter Suur püüdis aga vaidlustada Rootsi ülevõtmist ja laiendada impeeriumi haart. Mis hakkab juhtuma? Rootslased alustasid iga päev rünnakut kindlusele. Kui linn vallutati, tekkis oht Vene armee varustamise põhibaasile. Nii et täna, 6. mail, osales lahingus Rootsi poolt umbes 20 000 inimest ja 4 suurtükki. Kai, shut the fuck up! Lõpuks saabus Poltava oblastisse Vene armee põhijõud Peeter I juhtimisel. Vene armee koosseisus on 42 000 inimest ja 72 suurtükki. Asus selle loodud kindlustatud laagris Poltavast 5 kilomeetri kaugusel. Võttes arvesse Lesnaja lahingu kogemust, valis Vene armee väikese kormi metsaga ümbritsetud ruumi, et muuta vaenlase manöövrid keerulisemaks. Venelaste vägesi juhtisid kaitsepositsioonil keskosas Boris Šeremetev, paremat tiibu Karl Ewald von Rönne, vasakut tiiba Aleksander Mešikov ning suurtüki väe juhtimisel Jakob Burš või Burs. You're just too good to be true. Karl Gustav Rechenski juhtimisel ründas Rootsi väed umbes 20 000 mehega ja 4 suurtükiga kell 11 öösel. Rootslased jäid aga klonnide moodustamisega ja stardipositsioonidele jõudmisega hiljaks. Venelased märkasid nende lähenemist ja avasid nende pihta suurtükitule. Selle tulemusena jäi üllatus kaotsi. Rootsi väed löödi suurtükitulega taanduma ja järgnenud käsi võitluses põgenema. Paari tunni pärast Rootsi väed grupeerisid ennast ja hakkasid uuesti ründama. Oli info, et me oleme saanud loa intervjueerida Karl 12. Tere õhtust, Karl 12. Mul on teile paar küsimust saate Teame liiga palju jaoks. Kas te sooviksite rääkida sellest, millised olid teie plaanid ja kuidas rünnak tegelikult välja kukkus? Meeleldi. Plaanis oli rünnata Vene armeed, mis sisaldus 2 etappi ja põhines üllatusrünnakul. Olime veendunud, et Vene armee, nagu ka Kalovtsini lahingus, oli pealetungil passiivne ja peamiselt kaitseb ennast. Täna 8. juulil algas Põhjasõja suurim lahing Vene ja Rootsi vägede vahel, mis asus ainult 6 miili kaugusel praegusest Poltava väikelinnast Venemaal, mis lõppes Rootsi armee lüüasaamisega. Nüüd läheme ajakirjaniku juurde, kes viibab koha peal. Viibab koha peal, mutta Palun avaldage oma arvamust praegust toimuva kohta. Praegu on meie väga raske olukord väedel, aga me usaldame meie Karli ja lähme tema järgi lõpuni. Aamen.
ma pean nüüd minema. Tere, ilmselged. Meie eelmine juhataja ei saanud hakkama. Nii et meil tuli asendus. Ma olen kaameramees. Ma tean. Lahing tegi lõpu Rootsi impeeriumi saatusele Euroopa suurriigina. Samuti selle idasuunalise laienemise ning tähistas Venemaa mõju algust Põhja-Euroopas. 6 aasta jooksul Põhjasõda algstaadiumis olid kuningas Karl XII ja Rootsi impeerium alistanud peaaegu kõik Rootsi vastases koalitsioonis osalejad. Poltava lahingus põrkasid kokku 2 armeed, mille käigus Karl XII sai haavata ning ta pidi koheselt lahkuma. See demoraliseeris Rootsi väed. Vene väed kasutasid seda võimalust, mis tõi kaasa rootslaste lõpliku lüüasaamise ja lahinguväljalt põgenemisega. Kes tegi? Eesti Gaas tegi. Meilt saab nüüd elektrit. Tee ka sina soodsam elektrileping Eesti Gaasiga. Vaata gaas.ee. Mul tuli sõnum, ma pidin seda swipe ima. Ma ei ole loodud selleks. Ma ei ole loodud selleks, et rääkida kaamera peale. Ma nagu fuck upin põhimõtteliselt igal osas. Peetri esimees, miks türa see peab olema seal kirjas? Ei pea!